Milline on hea õpetaja? Kunstiõpetaja. Nii, aga miks ta hea on? Sest ta ei karju ja ta lubab palju. Õpetaja on see, kes õpetab väga hästi lapsi ja niimoodi. Aga kas meie koolis on sellised head õpetajad ka ikka olemas või? Ja mitte vähe. Seda on tore kuulda, aitäh. Milline on üks mõnus õpetaja? Tore, vastutulelik. Alati seletab teema lahti ja kui aru ei saa, siis uuesti. Karru. Hea õpetaja. Mõistab nalja. Meie koolis on ka häid õpetajaid või? On küll. Ei, me ei hakka nii välja. Kas õpetaja töö on raske? Jaa. Ei, Karro, sulle meeldiks? Oled äkki isegi mõelnud õpetajaks saada? Näed? Vist jah. Vot nii, vaata, mis kõik välja tuleb. Ega päriselt ka või? Muidu sul on päris eeldused olemas. Mulle meeldiks, kui sa oleksid algklasside õpetaja. Sa saad väikeste lastega hästi hakkama. Sa arvad, Elina, kas ta saaks hakkama? No aga mingisugune soov õpetajate päeva puhul meie kooli õpetajatele. Edu ja palju närvi. No nii, kõva Eesti Vabariik 100 pusle kokkupanemine käib siin huvijuhi ruumis. Aga tüdrukud, ehk on teil aega vastata ühele küsimusele? Ikka. Et kirjeldage ühte mõnusat, ühte tõeliselt head õpetajat. Head lahked, kes hoolib lastest. Ahah. Kas tuleb veel midagi meelde? See, kes aitab lapsi, kui tal on nagu midagi küsida või abi vaja. Kas õpetajaamet on raske ka teie meelest? Natukene võimalik, et hoida nagu lapsi korras. Ahah. Kas meie koolis on ka häid õpetajaid? Jaa. Vägagi. Vägagi? Kas tuleb mõni nimi kohe eriliselt meelde alguses? Meie õpetaja. Jaan. Klassijuhataja Jaan. Te olete temaga väga rahul? Jaa. Mis te talle soovite õpetajate päeva puhul? Head õpetajate päev. Milline on üks hea õpetajate päev siis? Kus saab õpetaja Võib-olla natuke puhata lastest ja saab, ma ei tea, teiste õpetajatega matkal käia või midagi seda taolist. No nii, tore, aitäh. Nastja ja Karina. Jaa. Kas õpetaja töö on raske? Võib-olla mingistes mõtetes jaa. No millises siis? No näiteks, et õpetaja saaks aru lastest. Aga kas mingeid rõõme on ka õpetaja töös? Jaa. Et saada õpetajana on vaja teada lastes näiteks huvi, et nendega saaks nagu räägida. Hästi hakkama ka. Mida teeb õpetaja siis, kui koolipäev läbi saab? Teeb edasi oma tööd või puhkab. Mis see kõige parem puhkus oleks ühele õpetajale? Et ta sõidaks kuhugi soojale maale puhkama. Mis te soovite siis õpetajatele, õpetajate päeva puhul? Meie soovime õpetajatele, et nemad oleksid head, hea tujuga oleksid ja lõbutsesid oma elus. Karina, sinu poolt üks mõnus soov. No nende jaoks õpetajad on rõõm, et panna lastele viied, et see annab nendele ka rõõmu. Et lapsed kuulaksid nende sõna. Aitäh! Palun. No nii, siin on ühed väga mõnusad usinad teise klassi õpilased. Nemad juba kindlasti teavad, kuidas vastata küsimusele, milline on üks hea õpetaja. Nii, no milline on üks hea õpetaja? Õpetaja Raina. Tema ongi hea õpetaja.
ahah, aga millised omadused peaksid ühel heal õpetajal olema? ta peab olema hea, rõõmus ja No milline ta peaks veel olema? ta peaks olema hea, rõõmus ja ta peaks õpetama hästi ning vahepeal kommi jagama. Väga huvitavad mõtted. Teeme nüüd nii, et ära nüüd neid asju enam ütle, mis teised juba öelnud on, aga äkki tuleb veel mingisuguseid muid mõtteid, näiteks Maik. õpetaja on Õpetaja on. Milline on hea õpetaja? see, kes ei karju, et ei pane päevikustesse märkuseid ja jagab vahepeal komme. Ahah, veel nii. hea õpetaja peab olema sama perfektne kui Raino. Need olid küll kuldsed sõnad. Nii, mis sina arvad, Sonja? Milline on hea õpetaja? Võt just ma mõtlen nende omaduste poolest. No, õpetaja peab tore olema ja ei karju laste peale ja hea õpetaja ongi selline. Aga nüüd ma küsin sinu käest hoopis sellist asja, et kas meie koolis ka on häid õpetajaid? Vilhead ja Kes need on? mul on kõik head õpetajad. Väga tore. No teil on küll vedanud. Mis te soovite õpetajatele õpetajate päeva puhul? Võite koos kõik öelda. Õpetaja koolis kõige parem oli, kõige parem oli, kõige parem oli. Kui ma teaks, kus on ta nüüd, tal ühe rohu viiks, imerohu viiks. Palju hoolt ja palju vaeva mega tunda sai, palju tunda sai, mega tunda.